Ilusat päikeselist päeva sulle, armas valgusolend, ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinult. Ja täna me räägime teekonnast. Igalühel on ju oma teekond. Isegi kui me käime kellegi kõrval, siis tegelikult on meil mõlemil erinev teekond. Ka need, kellega me oleme abielus, ka need, kellega meil on lapsed või ka meie elus olevad lapsed, kes on meie ellu tulnud, siis meil kõigil on erinev teekond. Ja osad jõuavad sellele ajaliinile, kus me praegu oleme, sellele positiivsele ajaliinile. Osad ei jõua. Aga need, kes jõuavad, siis lihtsalt tänane selline mõte, et ma usun, et väga paljudele tundub see teekond selle ärkamise juurde ja kogu selle inimkonna muutumise juurde väga pikk. See teekond on suure tõenäosusega olnud ka väga väljakutsete rohke ja väga ütleme eesti keeles otse välja raske. aga selles protsessis on üks asi oluline meeles pidada. Üks on see, et tee endale paus, kui sul asi tundub raske. Kui see teekond või see elu, mis sul parasjagu on, võta sellest paus kas või 1 päevaks, kas või 24 tunniks. Mine täiesti teise keskkonda. Ja siis sa tunned ja näed, kus sa tegelikult oled. Aga kogu selle jutu iva on selles, et ära kunagi pöördu tagasi sinna, kus sa oled tulnud. Ja astu ainult edasi. Isegi kui see tundub raske, isegi kui sul kannatlikkus katkeb, isegi kui väljas tulev informatsioon sinu meelest ei ole ikka veel piisavalt positiivne. Aga ma võin kinnitada sulle, et tegelikult on väga positiivne. Sa lihtsalt võib-olla ei näe ega märka neid märke. Aga kui sa lähed edasi ja tagasi ei pöördu, siis iga järgnev samm võib olla võidu samm, kui nii võib öelda. Ja sinu järgmine väljakutse võib olla sinu kõigi aegade suurim võit, mis sa oled iial elus pidanud läbi tegema ja mida sa oled elus saavutanud. Seepärast soovitan, jätka oma teekonnal, jätka oma valitud teekonnal, mida sa oled teadlikult valinud, ja kui sa ei ole veel teadlikult valinud, siis tee see valik nüüd, sest on viimane aeg. Kohtumiseni.